tere, mina olen Raivo. Ja ma nokitsen siin selle SL500 Mersu kallal. Nokitsemine on pikaajaline protsess ja nii läheb aeg suht kiirelt ja suht märkamatult mööda, et tegelikult hakkab siin rohi juba vaikselt auto põhjal kinni kasvama. Aga katsume nüüd siis natuke tempot tõsta, natuke kiiremini see auto valmis saada. Eelmine kord siis jõudsime nii kaugele, et saime nüüd klapiplokki uuesti alla. Väikse, ütleme siis mitte kõige õigemini teda kokku pannes saime õlisüsteemis ringi aetud ja see pool, mis enne ei töötanud, hakkas nüüd kenasti tööle, aga kuskilt hakkas õli sirisema. Võtame nüüd uuesti lahti. Tavaliselt öeldakse, et on üks hea uudis, üks halb uudis, siis minul on praegu ainult hea uudis. Ma loodan, et siin mingit halba selle taga peidus ei ole, aga see vedelik, mis eelmine kord tilkuma hakkas, selgus, et see vist ei olegi nagu päris õlimoodi vedelik, et see on pigem nagu klaasipesu vedelik. Aga ikkagi, meil on vaja nüüd plokk maha võtta, et õige trõngad sisse panna ja kokku ja lootus on, et hakkab tööle. Äge, mul kohe mott tõusis. Pooniki käes, teistkordselt sama kobakas, ei ole vahepeal midagi muutunud. Lammutan ta siis uuesti laiali ja paneme õiged asjad sisse. Ja ütleme nii, et see mõte, mis mulle väljamaa foorumis anti või mis mul seal soovitati teha ja väidetavalt pidi töötama, tegelikult ei tööta mitte sittagi. Ega see olukord nagu parem küll pole võrreldes sellega, mis ta alguses oli, aga mis seal ikka, nokime need siit nüüd lahti ja paneme õiged asjad külge ja äkki hakkab tööle. Sõidame nüüd Baltflexi, see on üks firma seal Helgiteel, seal Mõigu taga Inskivi juures. Väidetavalt peaks nendel olema pakkuda siis neid tugirõngad, mis mul puudu on. Et võtsin aga rahakoti vahele need vanad rõngad kaasa ja lähme siis vaatame. Tervist! Kas mingid süksid rõnge on teil pakkuda? Hetkel veel tehni tugirõngad ei saanud. Ei olnud piisavalt kogust neil olemas, aga tellivad ja homme pidi kätte saama, et lubasid helistada. Selles mõttes väga kihvt, et tegelikult olid kohe kõik mõõtud värgid olemas, aga lihtsalt koguses jäi natuke puudu, et kui mul oli vaja 4, siis nendel oli praegu 2 ja see üks päev kannatada ei ole siin mitte midagi, et väga hästi tipp-topp. Hea meel, et ma siia sattusin. Aitäh, kes sa olid, kes foorumis soovitasid. Ega siis midagi, paneme selle klapipuusla uuesti kokku. Enne aga, kui seda klapipuki hakata alla tagasi panema, peaks vaatama, kus kohast seda klaasipuusla vedelikku eelmine kord lekkis. Ega siin eriti varianti ei ole. Ainuke variant on tulepesur, et see siit paistab ja vaatame selle natuke lähemalt, mis tal siin on. Ilmselt on ta vett või seda vedelikku välja ajanud siit voolika otsast, mis selle pesuri külge tuleb. Kui siit vaadata, siis natukene valget näha, et siit on nagu tükk aega midagi jooksnud, et keeraks ta maha ja võtaks vooliku lahti, vaataks äkki saab sealt jupi ära võtta ja otsa tagasi panna, hakkab tööle äkki. Või tähendab, ei leki enam äkki. See pesurõts on siin päris kõvasti voolikus sees, et ma arvan, et kui me hakkaks teda ära kangutama, et ma panen siia lihtsalt ühe toruklambri peale, et siis ta vast hoiab natukene paremini kinni ja panen otsa külge tagasi ja ma arvan, et sellest täitsa piisab. Kui ei piisa, siis vähemalt on teada, mida edasi teha. No nii, asume siis põhimõjuspala kallale.
nii, nüüd on siis teine vaatus, teine katse. Vaatame, kuidas õliga lood on ja paneme auto käima ja vaatame, mis siis nüüd juhtuma hakkab vedrustusega. Õli on täitsa olemas. Jah, plokk on jälle tühi, mõned voolikud on natuke tühjemad. Nii et alguses paneme jälle korras käima, liigutame natuke, jätame seisma ja kontrollime uuesti õlitaset. Et mitte mingil juhul ei juhtuks seda, et pump jääb kuivale. Nii, teise vaatuse esimene katse on tehtud, mis ma oskan öelda? Midagi oskan öelda. Töötab ju! Mõlemad pooled tõusid ülesse. Yes! Nüüd kontrollime õli ja puhastame süsteemi ära, ehk siis teeme pesu. Võtame filtri vooliku otsa, paneme ämbrisse, kallame värsket õli peale ja pumpame autot üles-alla, laseme kõik selle vana õli koos vana sodiga minema. Siis võtame uue filtri, keerame külge, vaatame, et õli on normis ja ongi korras. Süsteem on nüüd väga lihtne. Siit on vaja võtta voolik. Ehk siia tuleb siis see õli, mis süsteemist tagasi tuleb läbi filtri, läheb uuesti süsteemi. Siit võtame lahti. Nüüd on vaja see kuidagi siit ämbrisse saada. Mul ei ole mingid spetsvahendid, aga ma leidsin endale ühe vasktoru ja ühe kummist vooliku, mis on arvuti vesijahutust ehitamisest üle jäänud, et kui ma põhimõtteliselt vaatan, et kui ma nüüd panen selle kummitoru siia kummivooliku vasktoru otsa, siis see peaks täpselt istuma siia sisse ja saamegi selle õli tuua siit välja ämbrisse, et seal ikka keerame lahti ja proovime, kas see mõte töötab ja kui töötab on hästi, kui töötab, mõtleb midagi uut välja. Et ega siin midagi keerulist ei ole. Seda veel, et meil on hunnikuga õli, mis sobib nii rollivõimu kui siia vedrustusse, et kasutame kõik õli ära, aga enne vaatame, et siin rollivõimul ikka seda piisavalt oleks. Ja nagu näha, siis siin tegelikult ka on õliga selline lugu, et õli läigib, aga mõõdik ei näita. Kallab natuke juurde ja siis saab ülejäänud õli kõik vedrustuse peale ära kasutada. Et väga täpselt läks. Siin pulga peal on kirjas 3 eri mõõtu. Siin on näha 20 kraadi juures miinimum, maksimum ja 80 kraadi juures miinimum, maksimum. Õues on hetkel praegu ongi enam-vähem 21 kraadi. 22 kraadi. Ehk siis see alumine skaala meile sobib. Ja siin on ilusti näha, et on üks, ütleme, normis. Ilusti, kae vahel. Väga hästi. Nüüd tuleks hakata õli peale panema. Mäletate vist eelmine kord mul läks õli veits mööda, siis seekord ma võtsin endale väikse abivahendi, tühja pudeli. Ja kui nüüd natukene nobedatel näppudel selle pudeli kallal käia lasta, siis saab pudelist selline asi. Siuke on hästi puhas, kindlasti puhas. Selle ma lasin siit suruvaga puhtaksin sees ka väljapoolt. Ja siukse sobiva kujuga, et kui vooga natuke õli kallata, siis õli läheb ikka siit üle, vaid ta läheb vastu seina ja siis valgub siin õige koha peale, kus ma seda vajan, et oli siuke, nüüd on siuke ja kui ma nüüd võrdlen seda õli, mis selle ämbrisse alguses tuli ja see nüüd, mis viimane törts siia kanistrisse tuli, siis on ikka märgatav vahe küll, et see õli on ikka oluliselt puhtam. Ehk siis me saime oma töö tehtud ja võib rahule jääda. Väga hästi. Nii, aga vahetame siis ka õhufiltrid ära. Need on siin katte all peidus. Kui vedrustus on korras, on palju lihtsam seda logareid siia alla panna.
minu krokodilltungraud mahub ilusti auto alla ja auto üles tõstmine on nagu lust. Proovime nüüd ära selle väga olulise katse selle auto juures, kas on ikka suveauto siis või on siin ka midagi viga. Nüüd ma vajutan siin seda ühte nuppu, hoian seda natuke all ja vaatame, mis juhtuma hakkab. Mingid hääled. Midagi liigub. Ei või olla. Päriselt. Läheks või sõitma?